Tere, hea kuulaja! Mina olen Karolin ja see on podcast Kehadest ja muust. Ning enne, kui hakkab kõlama meie järgmine vestlusrännak, siis ma pean vajalikuks tutvustada meie kahte imelist saatekülalist ja natukene rääkida, miks sai üldse selline vestlus maha peetud. Ehk teen seekord sissejuhatuse täpsustatumalt. Üks saatekülalistest oli Maarja-Mikk Pichen, kes on vabakutseline näitleja ja eneseväljendus-treener, hääle- ja kõnetreener samamoodi, et temaga siis saab võtta ühendust, et õppida ennast piiranguteta vabalt väljendama, hirmuta ja häbita. Ja teine imeline naine on Kaisi Kass, kes on coach ja superviisor ja nüüd ka siis sellise imelise koha nagu Avang-keskuse looja, mis on mõeldud kogemusnõustajatele, terapeutidele, mentoritele ja coachidele töökeskkonnaks. Kui sa oled just endale selliseid ruume otsimas, siis vii end kurssi avangkeskus.ee. Ja see saatest natuke rohkem. Mul on see idee keerelnud peas alates aegade algusest, kui sai üldse loodud podcast Kehadest ja muust. Ma olen ammu tahtnud just enda teekonna tõttu ka kuidagi vabas vormis vestelda inimestega, kellel on sarnane kogemus. Ja saate teemaks on siis toitumishäire. Ja just sellise nurga alt, et kuidas liikuda teisele poole ehk tulla sellest väljakutsest läbi. Ja minuga vestlemas on siis samuti naised, kellel on väga intensiivne kogemus, aga täna nad on täiesti teisel pool otsas, lihtsalt näevad võib-olla kõrvalt veel mingid sisemisi liikumisi, aga suhe toiduga on terve, armastav ja hea ja täpselt samamoodi kehaga. Ja ma pidasin vajalikuks selle vestluse pidada lihtsalt selleks, et inspireerida neid, kellel ei ole lootust, võib-olla harida neid, kes päris täpselt ei tea, kuidas sellega toime tulla ja anda inspiratsiooni lähedastele, kes näevad kõrvalt enda kallist inimest neid võitlusi pidamas, sest mina usun, et suhe toiduga võiks olla armastav ja terve ja piirangute vaba, sest toit on meie sõber ja eluks vajalik allikas. Ja täpselt samamoodi oleme me kõik ilusad, oleme me sellised, nagu me oleme, keha on alati meie armastust väärt. Seega, ja ma soovin sulle head kuulamist ja kui sa tahad omalt poolt toetada Kehadest ja muust tegemist, siis kõige suurem väärtus, mida sa teha saad, ongi lihtsalt kuulata, soovil jagada seda hea sõnaga sotsiaalmeedias, kui see teema sind puudutas, või siis mõne oma armsa lähedasega ehk lihtsalt liigutada infot, see on täiesti piisav. Ja võib-olla uus asi vanadele kuulajatele on see, et nüüd meid on võimalik näha ka pildis YouTube'is Kehadest ja muust. Kui sisse lüüa Kehadest ja muust podcast, siis sa saad ka videos vaadata viimast 4 saadet. Jagan ka saates omalt poolt enda teekonna väljakutsetest ja võitudest ja miks ma nägin, et miks üldse selline asi minuga juhtus. Mündil on alati 2 külge. Jah, rohkem mul midagi öelda ei olegi, nagu ikka kõik saated algavad pisikese sissejuhatuse ja häälestusega, seega säti ennast mõnusasti sisse. Soovin sulle head kuulamist ja hoitud olemist ja soovin, et ka sinu keha kuulab kaasa. Ma kutsun korra meid kõiki, meid siin ruumis ja neid kedagi, kes kuskil teisel pool meid kuulavad, korra võtma enda jaoks hetke ja tooma tähelepanu enda peale. Kus iganes sa oled, mis iganes sa teed, ma soovin, et sa korra peatuksid ja märkaksid, mis su enesetunde tasandil toimub. Ja kui sul on autentne, et siis sa hingaksid sügavalt sisse ja välja.
märka, kus su keha vajab lõdvestust. Ja vaikselt lõdvesta oma keha sealt. Ja too tähelepanu oma näopiirkonnale, kui sul on ees mõni mask või jäikust näolihastes, siis korra lihtsalt susserda oma nägu miimiliste liigutustega läbi, et su nägu saaks muutuda pehmeks. Sul ei oleks ees ühtegi hoiakut või naeratust, kui sa tegelikult ei taha naeratada. Sa lihtsalt oled, lubad endal olla praegu täpselt nii, nagu sa oled. Siis ma korra kutsun sind tunnetama enda keset, oma lülisammast, oma telge, ümber kogu sinu maailm joondub. Hinga paar korda oma teljele selliselt, et sa kutsud mingi tähelepanu, mis on ununenud igale poole mujale kui siia hetke. Igale poole mujale, kui sellesse hetke siin kutsud selle tähelepanu siia hetkesse tagasi. Korra mudista läbi oma varbad, oma sõrmed. Luba vajuda tähelepanu peast kehasse, nii et sa saaksid kõneleda oma kehatarkuse tasandilt ja samamoodi vastu võtta ja kuulda oma kehatarkuse tasandile. Et täna need jutud, mis saaksid räägitud, oleks kehatarkusest räägitud, mis saaks puudutada kellegi teise kehas peituvat tõde, mis on võib-olla jäänud aktiveerimata. Luba oma kõrva sise kuulmekäikudel muutuda pehmeks. Luba oma neelul muutuda pehmeks. Korra kuula oma kehaga seda ruumi, vaata, kuidas su keha selles ruumis olemist tajub ja mis on sinus selle vestlusrännaku eel aktiivne? Oled sa vestleja või kuulaja rollis? Või mõlema? Ja järgmisena ma kutsun, siis kui sa oled valmis üldse, kui sa ei taha, sa ei peagi mitte kunagi tegema oma silmi lahti ja lihtsalt kuulata meid silmad kinni või kas või rääkida meiega silmad kinni. Kui sa tahad, siis nüüd ma kutsun sind avama oma silmi ja avama neid selliselt, et sa kohe ei hakka vaatama, vaid lihtsalt avad ja vaatad, kuidas ruum sinusse sisse kumab. Mida sa märkad, kui sa silmalaud avardad, mis sind ruumis puudutab. Kuidas teil läks see pisikene kaemus? Mõnus, maandav oli. Hästi minna. Mõtlesin, et iga päev võiks olla Karolin, kes seda räägib mulle kõrva sisse. Ja mul oleks ka seda Karolini vaja. Tunnen, kuidas need häälestused annavad nagu meeldib vestlusrännaku öelda. Nendele vestlusrännakutele hoopis teise käigu. Et kuidagi saab tulla suuremast kohalolust ja sügavamast aeglusest, et mis siis, kui me iga kord kokku saame, alati häälestame, enne kui me ütleme tere või mingi, kuidas sul läheb. Nii et teeme kõigepealt selle meditatsiooni ja vaatame, mis siis tuleb. Kui te praegu häälestasite minu saatel ennast, mis teie keha tasandil toimus? Kuulaja võib ka vaadata. Lõdvestusin lihtsalt oma kuidagi siia sellesse rinna piirkonda. See on üks koht, mida ma olen hakanud märkama viimasel ajal enne magama jäämist, et
et siin on, ma olen kuidagi ikka veel nagu siit kuidagi nagu tõstetud, et ma ei ole siit veel justkui lõdvestunud. Ja siis, kui ma sellele ainult mõtlen või hingan, siis nagu justkui juhtub selline asi, et ma tõesti nagu vajun oma sinna madratsisse ja siis tuleb kohe nagu uniga niimoodi nagu laine. Aga et see mingisugune, ma ei tea, mis asi see siis on. No, kõik need mõtted, kõik see, täpselt see, mis sa ütlesid, et tähelepanu on kuskil laiali. Et kui neid ei ole nagu täiesti kehasse kohale tulnud, siis on see tunne, et oled õhus. Ja väga resoneerub minuga. Ja mina kogesin, see andis mulle sellise vajaliku pausi. Et mul on praegu elus selline periood, kus mul on hästi palju toimetamist. Just sai rohkem kohale ja õlgadest kadus selline raskus ära, mis ma olin enne siia kaasa võtnud, et kõik see kott, mida ma kannan, et mida on kõike vaja teha, et siis ma sain korra selle ukse taha praegu panna, aitäh selle eest. Nad vajusid allapoole. Ja ma ise märkan, et kui ma järgnen juhendatud meditatsioonile, ma saan anda korra vastutuse ära, et mina ise olin natuke teises kohas kui teie, aga ikkagi, kui palju minust tekkis ruumi juurde, et ma vaatasin sissepoole, sest enne me siin mässasime sellega ja siis saime kokku ja üldse mõnda ammu näinud ja siis ise oleme veel hapras kohas ka. Ja kuidagi, et tekkis kohalolu endaga suhtes, mida ma ei märkanud, et mul enne ei olnud ja vahest nagu kui koormav see on liikuda edasi ilma teadvustamata, et ma ei ole üldse kohal. Kuidagi hästi siuke nagu calling iga päeva elusse seda läbi selle rohkem tooma. Aga nüüd ei, tegelikult ei ole üldse. Mul on hästi hea meel, et just teie istute siin vastas minuga täna siin. Sest me jagame ühte, me oleme nagu mingis kontekstis natuke saatuse kaaslased. Ja ma enne jagasin põgusalt, et see on saade, mis mind on initsieerinud üldse tegema seda podcasti, mida ma teen. Et ühel päeval istuda ümarlaua taga ja pidada vestlust, kuidas meie oma toitumishäire teekonnal oleme jõudnud teisele poole. Mina isegi täna rohkem kuulan. Aga nii tore on näha enda vastas 2 noort naist, kes jagavad võib-olla, ühesõnaga ma saan aru, et te olete enda teekonnal teinud hästi palju pöördeid ja täna mingil tasandil võite ümber lükata, aga et olete endised. Kindlasti on kummitusi toitumishäire teemal, aga et suures osas on see tegelikult eilne teema, et see ei ole nagu selline igapäeva reaalsus, nagu see oli siis, kui see teema oli tugevalt aktiivne. Kahtlemata. Et võib-olla alustame siit ükshaaval, et sõna toitumishäire on ju, et mis see siis tähendab, et me enne korra natuke põrgatasime seda teemat ka ja kindlasti see tähendab meie jaoks kõigile 3 ka midagi muud. Aga kui mina mõtlen selle peale, et siis mida minu jaoks sõna toitumishäire tähendab, on see, et suhe toiduga on pekkis, et see ei toimi, et see ahistab, et iga kord, kui ma mõtlen toidu peale, mul tuleb 100 muud asja, mis ei ole seotud sellega, et ma lihtsalt toidan oma keha, vaid on hirm, ärevus, muutuda füüsiliselt ebaatraktiivselt endale ja teistele. Ja ma olen väga palju läbi selle oma kehale kurja teinud ja ütlen ausalt, et ma tunnen, et mu keha tegelikult siiamaani alles sellest kõigest taastub, kuigi endine. Paljudes asjades ma olen juba viimased 6 aastat, aga siiski keha ei ole veel endine. Et mida teie jaoks see sõna toitumishäire tähendab ja võib-olla tuleb juba siia ka see jagamine, et milline see teekond teil on üldse olnud? Ma võin alustada. Ma mõtlesin, mulle esimesena, mis mul tuleb pähe, et on nagu ebaterve kehapilt, et see arusaam nagu endast, et milline ma nagu välja näen ja mis need mõtted nagu selle ümber on. Ja minu jaoks oli see, et ma olen lõksus enda sees justkui sellega.
selle toitumishäirega, et ma pean enda keha kuidagi muutma, et olema selleks, et olema väärt kuskile minekut, et ma mäletan neid mõtteid, et ma ei julge välja minna, sest teised näevad, kui palju ma söön või milline ma välja näen, et ma olen paar kilo juurde võtnud, et see kõik oli selline hästi ahistav, et see käis nagu minu keha nagu ümber, jah, et selle toidu ümber nagu ka, aga just see nagu väljanägemine ja väärtushinnang sellele, kas ma kaalun nüüd 2 kilo rohkem või 3 kilo vähem või et see kõik oli nagu sellest arvutus, et iga päev hommikul algas nagu pihta, et nüüd täna algab dieet ja siis õhtuks selle siis läbi on ju, ja siis oli mingi söömasööst, et kõik see ma arvan, mu mõtted tol ajal olid 80-90% nagu toidu ümber, et see oli hästi piinav ja nagu nii suur lõks enda sees ja väljapääsu ei näe. Ja just see tunne, et nagu kõik kogu aeg näevad, mis mu kehaga toimub. Ja et ei julge kuskile nagu minna, et siis, et kuna need söömasööstud olid nii hullud, et teised nagu hindavad ja näevad, kui palju ma veel söön ja siis mingitel kordadel ei söö üldse, aga see kõik käis nagu selle ümber pidevalt, et nagu muid mõtteid väga palju mul ei olnudki. Et see kõik oli kuidagi seotud keha ja toidu ja väljanägemise ja kõige sellega ja väärtushinnang selle juures. Nüüd jah. Kuidas sul? See on väga tuttav, väga tuttav. Jah, minu jaoks, mina kasutasin sõna vangla, et ma olen lihtsalt ise enda sees vangis, et see mingi asi on minust tugevam. See mõte, mis mind drive'ib, on lihtsalt nii tugev, et kuigi mul on väga tugev tahtejõud, et siis ma isegi sellega nagu ei suuda sellele mõttele kuidagi vastu hakata. Et ma väga hästi nagu selles mõttes ma arvan, et need lood ongi, nad on kõik kuidagi natukene erinevad oma väikeste detailidega, aga see põhi on ikka sama. Seal taga on see, et ma hoidsin mingisugust väärtuslikkust läbi selle, milline ma välja näen, armastust endale, nagu mingit head tunnet või iseenda enesekindlust, siis eneseväärtust. Ja ma mäletan ka seda, kuidas ma isegi nagu olin nagu kuri selle peale, et kuidas kurat see asi saab nii palju mu nagu energiat, mu nagu mõttemahtu võtta. Et kuidas ma lihtsalt nagu nii palju aega selle peale raiskan. Ja ometi ta oli nagu nii tugev. Sõna vangla resoneerub minuga ka väga ja et seda, et ei ole nagu lihtsalt, et ma ei tea, kook vanaemale kõik keerleb selle ümber, et kuidas see mind mõjutab ja et ma ju terve õhtu ei tohi seda süüa, et see oli lihtsalt nii väsitav, et me jõuame kindlasti selleni, et me räägime, kuidas me lõpuks hakkasime seda lahti arutama, aga natukene rohkem võib-olla tahaks kuulda eraldi detailsemalt teekondadest, sest mis minu jaoks on avaldunud, on see, et kui paljudel inimestel tegelikult on toiduga suhe pekkis. Tänapäeva isegi mitte dieedi tervisemaailm, vaid lihtsalt tervisemaailm, kus on erinevad talumatused ja nii edasi või siis soov midagi vältida on nagu tekitanud ajus siukse vingerpussi, et kui sa selle asjaga kokku puutud, siis on nagu täielik häving, et nuusutad gluteini või istud laktoosi kõrval umbes, et see juba nagu et ma näen ka selliseid äärmusi ja ma saan aru, et asi ei ole üldse selles, et inimesed, miks te umbes ei muuda. Ma arvan, me kõik oleks muutnud kohe, kui me oleksime leidnud endas selle ressursi. Et see on ka midagi, mida ma olen väga palju ise kogenud, võib-olla ka kellelegi teinud, aga et mul on nii palju öeldud. Aga toitu siis lihtsalt normaalselt nagu. Ja seda ei saa öelda ja mina ei saa ka öelda seda sellele inimesele, kes kardab, et laktoos tema kõrval istnud nagu, lähen on hästi äärmuslikult, et see on tõsine probleem ja mul tekib suur kaastunne, sest mul on kahju, et nii on. Ja ma näen hästi palju mehi, kes tegelikult mingil tasandil ka liiguvad selles bulimia luubis. Ta sõi ja nüüd ta peab tegema trenni. Teadmata, et tal on toitumishäire, sest et ta ju joksenda vetsus samal ajal on ju. Et kui paljud inimesed tegelikult on toiduga suhtes tasakaalust väljas ja endale isegi teadmustamata, aga et milline see teekond detailselt on olnud, sest mingi hetk ma mõtlesin, et ma olen sellest väljas, aga ma nägin, et mul tegelikult kõik käib ikka selle ümber. Kui te olete valmis jagama nii palju, kui te olete. Ja Maarja, kuidas ma võin igatepidi jagada, et minu jaoks on see hästi
okei teema, mida jagada ja just, et ma tahan seda normaliseerida nagu selle koha pealt, et see on teema ja et abi on olemas. Et keegi ei peaks nii kaua kannatama, kui mina kannatasin. Et ma ei tea, Marja, kuidas sa tunned, kas sa tahad ise alustada? Täiesti ühel nõul sinuga, et ma ei tea, kui pikk sinu teekond oli. Minu teekond oli ikkagi, ma arvan, ajaliselt päris pikk. Ja kui ma nüüd valmistudes sellest saateks läksin peaasi.ee lehele, et ma nägin, et seal on nagu päriselt olemas selle toitumishäirete kirjeldus, erinevate toitumishäirete kirjeldused, erinevad näiteks laused, mida siis lähedased võivad kasutada, mida nad võiksid kasutada ja mida nad võiksid vältida. Et kui mina olin teismeline, kui see kõik pihta hakkas, siis ei olnud ju selliseid asju kuskilt kätte saada. Jumal tänatud, et nad nüüd on. Et mina ilmselt kuulsin sellel ajal päris palju selliseid lauseid, mis nüüd on seal peaasi lehel, nagu et ära palun seda ütle. Et kui sa mind armastaksid umbes, siis sa sööksid seda või et vaatad, mis siis juhtub, kui sa nüüd seda ei söö. Ole hea. Manipulatsioon. No, selles mõttes, et see on see, mida see inimene, mida see su lähedane kallis inimene oskab selle hetkel teha, sest ta on samamoodi ju paanikas. Ta ei tea, mida teha, kui ta ma ei sooviks mitte kellelegi seda. Mul ei ole veel lapsi, aga kui sa näed, et su enda laps teeb endaga midagi sellist, et ma kujutan ette, et see võib täiesti samamoodi nagu lõksus vangis, täiesti kohutavalt abitu tunne olla. Et kuidas siis selles olukorras ka säilitada mingisugust meeleselgust või seda kainust, et okei, ma ei pääse talle ligi mingisuguste ratsionaalsete argumentidega, et ma pean kuidagi teistmoodi lähenema. Aga minu teekonnast siis, mis algas juba väga ammu, umbes täpselt 26 aastat tagasi, kui ma olin just saanud 14, mis käivitus mingisugusest, tõesti sellisest, minu jaoks nagu tagasivaadetus sellisest impulsist, aga loomulikult, et see pinnas oli juba varem küps. Et mu keha muutus hästi kiiresti, kui ma olin teismeline. Ma olin 14 aastalt sama pikka kasvu, kui ma olen praegu ja see oli tollel hetkel nagu teistest ikkagi pikem ja ma hakkasin muutuma naiselikumaks, eks ma võtsin mingeid kilosid juurde üsna kiiresti ja siis selleks impulsiks oli lihtsalt mingid napakad, mingid tobedad püksid, mis mulle nagu jalga ei läinud ja see nagu see lumepall, mis nagu metsiku hooga siis hakkas nagu mäest alla veerema, et kuidas ma päevapealt umbes lõpetasin mingite asjade söömise, ma hakkasin jalgsi käima ja ma ei taha isegi nagu, selles mõttes detailidesse ei laskuks, mida ma tegin. Aga kui kiiresti ma siis kaotasin kilosid olles ise 8. klassis. Nägin inimeste mingisugust muret, isegi põlgust mõnede inimeste silmis. Jah, seda, et ei saada aru, mis toimub. 90ndate lõpus sellisest asjast lihtsalt ei olnud veel kuskil räägitud. Võib-olla ajakirjanduses nagu põgusalt. Aga iluideaaliks oli tollel ajal, eks ole, Kate Moss ja kõik need teised hästi õblukesed modellid. Ja kuidagi mäletan mingi 4 esimese kuuga, ma jõudsin sellisesse kohta, kus mul hakkas endal ka hirm. Ma sain aru, et kui ma niimoodi jätkan, siis ilmselt tõesti kauaks ei ole. Aga nojah, et tolle aegne psühholoogiline abi oli nagu ta oli. Et ma ei saanud selles mõttes nagu psühholoogiliselt küll mingit abi. Kas ma võin lihtsalt korra vahele küsida, et nagu 4 kuuga ma kujutan ette, et su keha oli toitainete puuduses kohas, kus sa kasvasid ja arenesid. Miks on nagu teismelistel just kõige keerulisem selles mõttes, see ongi nagu väga ohtlik, kui nad seda läbi teevad. Et kas sa hakkasid ise ka kogema, et su keha mingid asjad on pärsitud, ma ei tea, menstruatsioon ei ära või aju ei töötanud või oli sul midagi sellist ka? Mul vist menstruatsioon jäi ära natuke hiljem. Ja kuna ma ütlesin, et mu tahtejõud on nii tugev, siis seda, et mu aju ei töötaks, ma ei tajunud. Miks ma midagi ikka sõin selles mõttes, aga see oli nagu üli redutseeritud hästi nagu väikesed kogused ja muidugi kõik see kalorite lugemine ja kõik mingid oskused, mis nagu äkitselt niimoodi ennast download isid. Muidu pole üldse vaadanud mingeid pakendid, aga äkitselt nagu näed kõike, mis igal pool kirjas on. Et selles suhtes ma olen hästi tänulik oma füüsilisele kehale, mis on
väga terve olnud kõik selle aja jooksul. Et ja kusjuures mulle endale tundub, et ma vaadates ka mingisuguseid oma selle aja pilte, ma ei näe nagu seal seda, et ma oleksin metsikult kõhn, aga ma võtsin ikkagi, ma arvan üle 15 kilo alla selle kolme kuuga või natuke rohkem. Ja noh, ma ei olnud ju nagu ma ei olnud ülekaaluline. Ma kaalusin võib-olla paar kilo rohkem, kui ma kaalun täna. Et selles mõttes ma olin täiesti normaalse välimusega noor tüdruk. Ja siis kõik kestis vahelduva eduga kuni selle ajani, kuni ma läksin teatrikooli. Sest siis ma sain aru, et okei, mul ei ole pääsu, sest et kui sul on koolipäevad, mis algavad kell 9 ja lõpevad kell 9 või isegi hiljem ja sul on seal füüsilist trenni, kõike, et sa pead sööma. Aga noh, muidugi see, mida ma sõin, ma ei mäleta, aga see ilmselgelt ei olnud piisav või ei olnud see, mida me võiksime pidada tervislikuks. Et ma isegi kuulsin hiljem mingisugust kõlakat, keegi minu kursaõdedest oli rääkinud, et meie kursusel on see tüdruk, kes sööb ühe porgandi ja siis ta teeb kõike seda asja, mis me kõik teeme. No võib-olla see oli natuke liialdus, aga võib-olla ei olnud ka. Sest ma tõesti lihtsalt ise ei mäleta. Ja selles mõttes, et muidugi see suhe toiduga oli kogu aeg pekkis, nagu me kõik seda nimetame. Siis ma ühel hetkel, kui ma olin teatrikooli lõpetanud, kolisin elama Tartusse, läksin teatrisse tööle ja hakkasin elama omaette. Ja siis selles omaette elamises siis muutus see, mis oli varem olnud anoreksia, siis muutunud mingisuguseks kummaliseks selliseks häireks, siis see muutus buliimiaks, sest et ma olin omaette. Ja mul oli väga kerge sinna oma korterisse nagu kapselduda ja saata korda endaga huvitavaid tegusid tualetis. Ja see kestis samamoodi vahelduva eduga. Ma olin juba Tallinnasse kolinud. Ehk siis umbes 8 aastat tagasi, siis kui ma kohtusin sel samal aastal, kui ma kohtusin oma praeguse abikaasaga, siis ma nagu äkitselt jällegi, nagu see algas niimoodi, siis see ka minu jaoks nagu lõppes niimoodi, sest ma nagu ühel hetkel lihtsalt ütlesin, et aitab. Ma ei anna rohkem oma elu energiat ära sinna. Et ma ei tee seda enam. Ja sellega nagu see kuidagi äkitselt lõppes. See kestis siis aastast 1998 kuni 2016. Ehk siis päris pikalt. Mingisuguste selliste pausidega, tõusude ja mõõnadega. Aga täna ma saan tõesti öelda, et isegi kui ma jõululauas söön liiga palju, mida meil kõigil juhtub, isegi kui, ma ei tea, isegi kui ma ei tea, üksinda kodus olles söön mingeid asju, mis mulle maitsevad, siis kuskilt tuleb nagu see piir minu jaoks ette, et nüüd aitab või et kui läksin üle, siis see on okei. Sa ei pea selle pärast minema nüüd vetsu. See on lihtsalt okei. Et selles suhtes mul on nii hea meel. Et kui mul on kõht tühi, siis ma saan öelda, et ma tahaks nii väga süüa. Ja siis ma lihtsalt söön. Ja et ükskõik millise toidu nägemine ei tekita minus sellist kas mingisugust peidrat iha, et ma tahaks, aga ma ei tohi. Või seda, et ühesõnaga, mis iganes kõik need, te teate väga hästi neid asju, et neid asju nagu ei ole enam. Loomulikult ma ei tea, mida tulevik võib tuua. Mul on olnud siin mingisuguseid talvesid, kus mu keha võtab nii-öelda selle talve moodi, et äkitselt lihtsalt tuleb kuskilt 5 kilo niimoodi hopsti. Nagu 2 nädalaga lihtsalt tuleb. Ja läheb ära kevadel ka nagu hästi kiiresti. Ja ma olen olnud siis, ma olen häiritud olnud sellest, sest see muutus on kiire ja mulle nagu, ma ei tunne ennast siis mugavalt, aga ometi ma ei ole nagu hakanud toiduga neid asju enam sel hetkel kuidagi reguleerima. Ehk siis, et see, mis ma tahan öelda, et see kehapilt, mis mul on kindlasti olnud dysmorfne, nagu sa ka ütlesid enda kohta, Kaisi, et ma ei oska selle kohta öelda, kas see võib veel nagu uuesti kuidagi
pöörduda. Aga et praegu ma olen ka sellega leppinud, et naise keha lihtsalt muutub kogu aeg ja väga kiiresti. Ja parim, mis sa teha saad, on lihtsalt seda armastavalt jälgida ja nagu lihtsalt see kõik vastu võtta. Mis see õpputood nii resoneerub, sest et ma olen nagu viimaste paari aastatega, mul on selline elukaaslane, kes jumaldab kurve. Ja see on midagi uut minu jaoks ja siis nagu saada peegeldusi, et kui mul läheb kaal ära, siis ta on nagu mingi et nagu ei ole nagu vähe või kuidagi nagu ütlesin, see on nagu päriselt negatiivne reaktsioon ja see on minu psüühikale mõjunud ka selliselt, et ma olen hakanud nagu hindama lopsakust kordades rohkem ja seda, et nagu naise keha on nii muutlik olnud ja ma olen ära unustanud, et mul on olnud üldse teised ideaalid, kui sina sellest praegu rääkisid, siis kui sa tõid näiteks Kate Mossi, nagu ta on lihtsalt ühesugune muutumatu, väga hõbluke ja õre. Et kui keegi oleks mulle koolis rääkinud, milline naise keha tegelikult on, meeste keha nii ei muutu, aga naise keha ju menstruatsiooniga võib käia 3 kilo edasi-tagasi, nii et see on maailma kõige normaalsem asi, et lihtsalt kui keegi oleks õpetanud mulle seda embrace ima, et see on natuke ka see, et kus tänapäeval üldse nagu see tasand on, mis meile kehadest räägitakse, et kohetisesti puudulik, et tekibki ebaterve minapilt. Enam-vähem teame, kus mingid organid on, aga et kuidas sellesse kõigesse suhtuda aspekt on just kui nagu vahelt ära, see on vist minu enda arvamus, ma väga sooviks, et koolides hakatakse sellest rohkem rääkima sellisel kujul, et enda vastuvõtmine muutub sujuvamaks või tervemaks. Tahaks sinu luguga koodreid tähed see jagada. Jaa, ma mõtlen, et kus see üldse alguse sai, sa küsisid enne seda, kui me hakkasime salvestama, et kus see alguse sai ja ma olen mõelnud selle peale, et ma täpselt näppu ei oska peale panna, aga samas kindlasti ka see pinnas oli, mu kodune olukord oli selline lihtsalt, mis tegi mind selliseks hästi tubliks tüdrukuks. Ma olen nalja teinud, et kui mina perre sündisin, siis olid kõik vastutustundetud rollid võetud. Ja mul psühholoog kunagi ütles, et enamasti on toitumishäire selliste tublide tüdrukute haigus. Et see on üks nagu selline, ma kindlasti võin kalduda perfektsionismile, et ma tahaks, et kõik oleks hästi nagu ilus, et siis mind ei saa hüljata ja kõik oleks hullult hästi. Et see on nagu üks selline komponent, mis võib sellele juurde anda. Mitte alati nagu kõigil, aga see on kindlasti selline üks ohumärk. Ja toit on alati olnud minu jaoks selline leevendus võib-olla. Et lapsena ma mäletan, kui ma olin ärev, siis ma sõin hästi palju. Et ma sõin ennast, ma nimetasin nagu pots maa külge kinni. Et juba mingi 7-8 aastasena see oli mu selline enese rahustamise viis, et ma sõin hästi palju. Ma võisin süüa mingid tohutuid koguseid, mingisugust ongi õunakooki, et siis ikkagi mingi pool plaati ma suudan sisse panna, et nagu roppusid koguseid. Mingid kartulisalatit kuskil sünnipäevadel või midagi nagu siukest. Ja siis ma olen emaga hästi sarnane enda välimuselt ja keha poolest ka koopia ja siis kui ma samamoodi teismeliseks sain, et siis ikka ma sain nagu ühtepidi nagu komplimente, aga teistpidi väga palju räägiti sellest, kuidas ma olen emaga väga sarnane. Ma kasvasin ka, ma olin võib-olla 13-14, ma olin sama suur nagu kui praegu, pikkuse poolest ja samamoodi tekkis rinnad ja tagumik ja kõik sellised asjad, mis on ju ühtepidi väga tore, on ju. Aga teistpidi oli see, et mu ema ka ei olnud nagu teadlik tol ajal ja ta rääkis väga palju sellest, et kuidas tema on nagu kas paks või ülekaaluline, et ta peaks nagu alla võtma. Ja meil on niimoodi, et meil on natukene lühemad jalad võib-olla kui sellel Kate Mossil on ju iluideaal, et ma ei ole väga pikk. Ma olen siuke keskmist kasvu ja siis mu ema pidevalt tõi välja enda nagu jalgu, et ta peaks justkui nagu kuidagi peenem olema võib-olla või midagi nagu siukest. Ja minu kui lapse siis selline mõte, et kuna ma olen emaga nagu sarnane, emalt ma nii palju tol ajal tähelepanu ei saanud, kui ma oleks nagu tahtnud, ma ei osanud seda küsida. Et kui ema rääkis, et ta on nagu ülekaaluline või et ta peaks nagu alla võtma, siis mulle tundus, et aga siis pean mina ka kindlalt kuidagi ikkagi alla võtma. Et et see järelikult nagu, ma ei sobi nagu sellisena nagu ma olen, et mul on järelikult midagi nagu viga. Ja teine oli, mul oli sõbranna, kes oli must 10 sentimeetrit pikem, parim sõbranna, kellel ka ma arvan, et on sellised toitumisega ebaterve suhe ja ma kaalusin taga sama palju ja tol ajal selle kaalu jälgimine oli nagu mega teema.
et üks asi, mis on aidanud mind kindlasti tervenemise teel, et ma sain aru, et mul lihtsalt ei tohi olla kodus kaalu. Nagu mitte mingi valemiga, see lihtsalt mu terve mõistus ei aita, sest ma hakkan nagu võrdlema mingisuguseid kaalunumbreid ja sellega ma seon ära enda eneseväärtuse. Ja siis mu sõbranna ka ikka jagas, et kuidas ta peaks alla võtma, aga me kaalusime nagu sama palju, siis see oli minu jaoks ka selline, et oota, aga ma peaks nagu kuidagi palju vähem siis nagu kaaluma, sest me oleme ju, isegi äkki ta oli must 12 senti pikem, et ikkagi nagu oluliselt pikem. Ja siis need kaks asja panid sinna nagu juurde. Plus veel see, et mul ei olnud kodus nagu väga head suhted oma perega, emaga ma ei olnud väga lähedane ja ma proovisin siis kuidagi läbi selle nagu välimuse justkui saada seda tähelepanu. Ja minul oli niimoodi, et ma enamasti sõin üle või siis ma pidasin 3 päeva dieeti, et ma ei söönud mitte midagi. Või siis hommikul algas see dieet, et täna iga päev oli see, et täna on see päev. Ja siis ma õhtuks ei suutnud jälle seda pidada, et siis olid mingid söömasööstud, söömahood. Ja ma ei suutnud oksendada, mis on hästi tore, sest ma proovisin reaalselt mingisugust supikulpi ka endale nagu kurgust alla lükata. No see on reaalne. Ja see lihtsalt ei toiminud. Ma olen väga tänulik, et see ei toiminud. Ma ei suutnud ennast oksele ajada. Oli rõve ausalt. Aga siis ma avastasin enda jaoks kõhulahtistid, sest neid ma sain nagu võtta. See oli üks asi, see oli üks minu siis nagu viise. Ja samas toit oli ka minu jaoks nagu karistus, et näiteks, et kui ma olin hästi palju söönud, see on hästi ebamugav tunne kõhus, nagu väga halb on olla. Ja siis just kui ennast nagu veel karistada, siis ma sõin veel niimoodi, et kõht roppult valutas. Et ma mäletan mingid hetki, kus ma olen enda toas nagu pikali ja siis ma olen karistanud ennast veel, et ma rohkem tegelikult ammu ei jõua. Siis ma olen kurguni täis, et lihtsalt kuidagi endale nagu liiga teha, et ta ala peaaegu nagu lõikumisega, aga lihtsalt keha nagu veel rohkem nagu karistada sellega. Ja see algas, ma arvan, kõige suuremalt, kui ma olin siis nagu siuke ka 13-14, et sain nii-öelda täiskasvanu keha endale. Ja et kuidas sellega siis rahu teha, kui palju ma kaalun ja see kestis, kuni ma sain 30. Et ka ikkagi väga kaua, ma olen 16 aastat ja enamasti oli see seotud ikka sellega, et ma peaksin võtma mingi 3-5 kilo, võib-olla rohkem. Mu plaan oli kogu aeg, kuidas võtta alla, et siis ma olen piisavalt väärt, et kuskile minna. Ma vaatan pilte, et ma olen jumalast normaalkaalus olnud, et mul ei ole mitte midagi nagu viga, et kuidas. Ja see oli nii huvitav, et tol ajal oli mul ka kaaslane, kes peegeldas mulle, et ma ei näinud nagu väga hea välja ja ma võiksin kuidagi teistmoodi olla ja ta tegi mulle veel selliseid nalju nagu hästi peenelt sarkastilisi, mis on tegelikult emotsionaalne vägivald, tagantjärgi saan aru. Et alad, kuidas sa saad aru, et sul on nagu õige naine, on ju? Et valel on lühikesed jalad. Kujutad ette. Ja mul oli nagu nii jalgadega juba teema, sellepärast, et mu emal oli nendega teema, on ju. Ja siis, et minul oli sellega, et mu jalad ei ole nagu need modellijalad või need nagu pikad, on ju. Ma olen saanud nagu normaalsed talunaise jalad nagu normaalne Eestis nagu. Tugev viljakas. Tugev viljakas naine. Ja siis ta teeb veel sellised nalju nagu siin otsa. Et see on ka väga huvitav olnud jälgida, et mida rohkem ma olen kehaga teinud rahu, et mu praegu on elukaaslane, kusjuures ta on kõige suurem mu jalgade fänn, et ta pidevalt teeb mulle, sul on nii ilusad jalad. Nagu, ma alguses mõtlesin, et äkki ta nagu mõnitab mind reaalselt, sest ma ei saanud nagu, mul on 2 elukaaslast enne teda olnud nagu pikemad sellist suhet ja mõlemad tegid kuidagi ikkagi, et mida sa ikka sinna jalgadesse kogud ja nii huvitav ja lõpuks, kui ma sellest nii-öelda lahti sain enda peas, siis ma sain ka sellise elukaaslase, kes täiega väärtustab mind. Ja seda oli raske alguses uskuda, aga see on nii tore. Ja ma tõesti mõtlen kõikidele naistele ja ka meestele, et need elukaaslased, kes hindavad sind sellisena, nagu sa oled ja näevad ilu sinust sellisena, nagu sa oled, et need on täiega olemas. Ja need, kes teevad nalja su keha üle lihtsalt nagu ausalt, neil on mingi probleem, et seda ei tohiks mitte kunagi teha. Aga see andis muidugi jõudu juurde on ju sellele, et ma näen nagu piltide pealt, ma vaatan tagantjärgi 20. alguses, et ma ei tea, enda meelest ma nägin nagu ikka väga ilus tagantjärgi vaadates, aga see, kuidas mu kehapilt nagu reaalselt endast oli, et need ei läinud kokku. Ja ma mõtlen, mis ma veel sellest saan jagada. Ja ma mingi hetk ikkagi otsisin psühholoogilt abi, sest mul oli ka depressioon ja see kõik nagu kuidagi kulmineerus. Ja ma jõudsin ka 25-aastaselt psühholoogi juurde Tartusse, kes oli keegi, ma ei mäleta ta nime kahjuks, aga ta oli spetsialiseerunud toitumishäirele just. Kirsti Akkermann äkki või? Ma ei oska öelda, ma enam kahjuks ei mäleta, sest sellest on nüüdseks 11 aastat möödas. Ja ma jõudsin ta juures paar korda käia ja ta tol korral ütles, et oleks vaja, et sa tuleksid oma emaga. Ja kahjuks tol ajal ei olnud mu ema nõus tulema. Et ta ei olnud nagu valmis.
sest ilmselt tal olid endal ka veel väljakutsed sellega ja ma ei süüdista teda kuidagi, et see lihtsalt on meie peres niimoodi olnud. Ja siis see jäi mul pooleli ja need väljakutsed kestsid ikkagi mingi 4-5 aastat veel, kuni ma jõudsin Holistika Instituuti. Ja siis Holistika Instituudis kuidagi mingi hetk ma mäletan, kas 2. moodul või 3. moodul ma mõtlesin, mul täiesti suva, et see allaandmise tunne, et ma söön ennast 100 kiloseks, mul on täiesti poogen, kui ma ka ennast 100 kiloseks söön, ma rohkem ei jaksa tegeleda sellega, et millal ma mida söön, sest see kalori lugemine ja kõik see arvutamine ja see oli nii meeletu, vang, jah, või ma ütlen, ma olin lõksus enda sees. Et kui ma ka ennast 100 kiloseks söön, et siis mul on nagu suva. Et ma lihtsalt selle teemaga rohkem ei jõua tegeleda, et mul on ükskõik, et saagu, mis saab. Kas siis nagu lasid lahti sellest mina pildist? Ja mingil määral jah. Ja see peab jõudma nagu mingi hästi äärmusesse, et ma ei saa nagu valida, et ma lasen selle lahti sellepärast, et siis ma kuidagi saan vabaks, et nii kopp ette ikkagi sai. Ilmselt ka holistilised teraapiad aitasid mind tol korral ja kuidagi lihtsalt endaga palju paremasse kohta jõudmine, endaga see tegelemine süstemaatiline, sest ma olen ikkagi otsinud lahendust, et kui see ei tööta, et siis davai, et kust nagu mujalt nagu saab. Ja ka perega ilmselt paremad suhted, mis ajapikku on ikkagi meil tekkinud, mille ma olen hästi tänulik, et siis see toetab nagu tugi ka sealt poolt. Ja Holistika Instituut oli see, mis lõpuks nagu aitas kuidagi ja see otsus, et allaandmine, et see on ka sellise sõltuvuse ravis ükskõik millises, et sest see on toidusõltuvus mingil määral, mis on, ja toiduga on nii huvitav, et ükskõik kui sa mingid muud asja teed, et näiteks alkoholisõltlane oled, et siis sa selle jätad ära, aga ma pean sööma iga päev. Ja ma ei saa seda nagu ära jätta, et see justkui iga päev, ma seisan silmitsi sellega, et mis asi see nagu on. Ja siis see ikkagi megalt aitas. Ja samas ma mäletan, et selle tulemusena ma ütlen, et eks ma siiamaani ka tulen nagu toime kogu selle stressi ja pingega, mis mu kehas on olnud ja nüüd ma olen 36, ohtan beebit, mis on üli tore, et aga mul oli tsükkel oli pikka aega korrast ära ja hambaarsti juures olen ikkagi saanud väga kõvasti käia sellega, et ma kujutan, et mul ei olnud toidulaual piisavalt toitaineid ja kaltsiumi ja kõike seda, et mingi hetk 20. alguses ma ikka käisin väga palju hambaarsti juures, mu hambad olid hästi katki. Ja umbes selline on see teekond olnud, aga jah, mis ma tahtsin öelda, et teiste sõltuvustega, et see esimene samm on alati allaandmine, et see on suurem kui mina, et ma annan alla, et ma rohkem ei jõua sellega võidelda. Et see kontrolli justkui, et ma saan aru, et see on üks asi, mida ma enam ei kontrolli ja see on justkui kontrolli vajadus, et ma tahan midagigi kontrollida. Ja ma olen et aitab, ma ei suuda seda kontrollida ja see on nii paradoksaalne, kuidas see siis hakkab muutuma. See on väga paradoksaalne, ma ise olen seda kogenud ja nagu seda ei saa kunagi teha nii, et sa seda päriselt ei tee. Et ma kujutan ette, et alla anda võib ka nagu, sa annad alla, aga tegelikult sa hakkad vältima. Et need justkui nagu võivad sarnased olla, et alla andmine peab olema nagu päris alla andmine ja ma ei oskagi seda kirjeldada, kuidas näiteks kui kuulaja, kes ennast praegu ära tunneb, et ma tahan alla anda. Et nagu, et kahjuks see minu silmis nagu siukene asi, et võib-olla teil tuleb midagi, et nagu kuidas hakata kiiremini alla andma, aga et nagu see on punkt, kuhu peab lihtsalt jõudma. Et võib-olla ma ei tea, kutsuda lihtsalt seda enda ellu. See on see, kuidas minu hästi palju asju on toiminud, et ma saan aru, et mul on vaja midagi, mingisse kohta jõuda, aga ma ei oska sinna liikuda, siis ma lihtsalt hakkan nagu küsima, et tule lihtsalt mu ellu. Ja siis mingi aja pärast see tuleb, see mul hullult hästi toimub, aga me oleme kõik täiesti erinevad. Ma ei tea, kuidas teil sellega on. Seda asi midagi öelda. Ma lihtsalt mõtlesin jah, et see, et üks on nagu see mentaalne protsess, et ma annan alla ja teine see on see, mis sul kehas tegelikult toimub. Et ma annan alla, et ma ei jaksa, ma ei tee seda rohkem. Ja mulle paraku tundub, et see ikkagi on mingisugune igale ühele, mingisugune kindla pikkusega teekond, mis igale ühel tuleb lihtsalt läbi käia ja see jõuab lõpp-punkti. Jah. Kuigi ma kujutan ette, et teraapiast on ka hästi palju kasu ja just see, et nii tore peaasileht erinevate nende vaimsete häirete puhul, et see annab juba kuskilt selle juhtlõnga, kust hakata edasi minema, sest tol ajal samamoodi, kui mul olid kõige suuremad väljakutsed sellega, sellest ei olnud niimoodi informatsiooni, et kust leida abi. Et ei teadnud, kust kohast nagu alustada ja mida teha ja ongi, et üks psühholoog Tartus võtab vastu ja ma olen Tallinnas, et jaa, et erinevaid spetsialiste on nii palju nagu muutunud, et ma arvan, et abi on olemas ja ei pea ootama tingimata, et mul see allaandmise hetk tekib, et 16 aastat võib-olla sellega kannatama või rohkem. Et hea on, kui see jõuab nagu ise kuidagi lõppu ja niimoodi valutamalt, aga ma pakun, et ikkagi mingisuguse hea spetsialistiga saaks selle kiiremini läbi protsessida. Aga muidugi selle
seal peab olema see tahe, et ma tahan abi saada. Sest et kui ma olin teismeline, siis ikkagi mind suunati, et lähme nüüd psühholoogi juurde, nüüd läheb psühhiaatri juurde. Mul ei olnud endal seda tahet, et ma tahan midagi muuta, sest et mul oli tunne, et ma ikkagi pean veel selles rattas olema. Mul on ikkagi tarvis olla selles oma nagu ideaalkaalus. See on väga keeruline koht. Ma tihti, kuna mult küsitakse sellel teemal lihtsalt palju peegeldusi ja nõu, siis väga tihti on just kõrval olevad inimesed need, kes küsivad nendel, kellel on probleem kohta. Ja ma ka ma näen, et sellega ei saa tegeleda keegi teine, vaid see inimene peab ise aru saama, et tal on probleem. Et millal teie saite aru, et nagu mul on tegelikult päriselt probleem, sest mingi hetk see lihtsalt on protsess. Vähemalt minul oli küll nagu esimesed korrad ma ei reageerin näiteks sellele, et ma endale peale sööki näppu kurku ajasin. Nii hullult ma ei tahtnud seda endalegi tunnistada, aga mingid korrad ma tegelikult hakkasin hüsteeriliselt nutma. Ma sain aru, mida ma endale teen. Ja siis tekkis see küsimus, et kui mu elu ongi elu lõpuni selline, ma ei taha seda elu ja siis ma kohtasin endal seda kohta, et kas ma üldse tahan elada ja siis nagu mingi osa minus oli, et sellisena ei taha, aga tegelikult tahan ja siis hakkas hästi suur muutus, sest ma sain aru, et ma pean hakkama rääkima oma lähedastele, oma emale, et mis nagu minuga toimub ja kui hädas ma sellega olen, aga mulle jõudis kohal, et mul on probleem, et millal teil see oli? Ma ei oska ka öelda, ma mõtlen, et üks punkt oli kindlasti see, kui ma 25-aastaselt jõudsin psühholoogi juurde, aga ma ilmselt sain juba enne ikkagi aru, et mul on see asi, mis igapäevaselt mind häirib. Aga ma ei osanud kuskilt abi otsida. Ma ei oska öelda, mis moment oli, et ma saan aru, et see on ikka tõeline nagu probleem. Sellest ma ei osanud nagu rääkida ka ja see tol ajal olid kõik need erinevad mingi tüdrukute ajakirjad, mingi Cosmopolitan, Jesus Christ nagu see võiks olema keelatud üks asja väljaandmine. Nagu kogu aeg oli, et kuidas võtta 3 kilo ja 5 kilo alla ja kõik see nagu meedia, mis on tänapäeval muidugi Instagram ja kõik see, et jah, ma ei oska öelda, et millal ma sain aru, et see on probleem, sest seda normaliseeritakse, et kogu aeg peaksid tahtma nagu alla olla ja kuidagi suvevormi saada ja siis seda, ma ei tea, mis tähendaks tänapäeval teismeline olla, et ma natukene hirmuga mõtlen, et mul sünnib laps, et mis maailma, kuidas ma pean teda nagu ette valmistama, et kuidas see nagu tuleb, aga tol ajal ja need Cosmopolitani kaaned ja Kate Moss ja tänapäeval on teised modellid, aga õnneks on natukene neid pluss suuruses modelle ka. Ja samas ma jällegi seal, et vaatan, et see pluss läheb vahest nagu liiga teise äärmusesse, et minu meelest oluline on olla tervislik. Nagu normaalne või nagu see tavaline. Normaalkaalus on ju, et liiga ülekaalus see ei ole ka nagu hea variant, et aga ja ma ei tea, millal ma nagu täpselt aru sain, et see ma ei oska seda momenti ära kirjeldada, aga kuskilt seal 20. alguses, kui see oli mingi 6 aastat juba kestnud, et ma ikkagi olen lõksus. Ma arvan, et kus ma hakkasin ise teadlikult abi otsima, sest varasemalt oli ka abi minuni lõpuks jõudnud, kui ma olin keskkooli, vist olin 11. klassis, et siis ma olin nagu kuidagi jõudnud sellesse kohta, et ma olin lihtsalt depressioonis. Ja siis mind päriselt suunati psühhiaatri juurde ja siis ma võtsin antidepressante vist 1,5 aastat. Ja need päriselt aitasid mind tollal hetkel. Aga kus ma sellel teemal hakkasin ise abi otsima, oli ka kuskil 20. keskel või teises pooles. Ja siis ma jõudsin Tallinnasse sinna holistilisse teraapiasse. Mis, ütleme, et tollel hetkel kohati tundus, et ma ei saa ikkagi aru, mis asi see on. Kuidas see mind aitama peaks, et ma siin mingi tundide kaupa laman ja kuskil rändan. Aga midagi ta siiski ilmselt, midagi ta sellel hetkel ikkagi tegi, ta harutas minu jaoks mingeid sõlmi lahti. Ma sain aru, et kust see teema üldse tulnud on. Et ma mäletan konkreetselt seda hetke seal selles holistilise teraapia seal kursetil pikali olles, et ma olen siis oma kujutluspildis seal vetsus, seal kummargil, seal poti kohal ja terapeut ütleb, et nüüd uks avaneb, kes astub uksest sisse ja ma näen, et mu isa tuleb sisse, mul tuleb emotsioon praegu. Et see nagu avas minu jaoks selle, et okei, seal on mingi võti. Ja see on hiljem hakanud minu jaoks selguma, et kuidas see, et kus see kõik pihta hakkas, loomulikult kõik see pinnad, mis oli eelnevalt juba teiste inimeste poolt ka rajatud. Et mis asja ma siin üldse nagu ajanud olen läbi selle, et ma oma keha olen püüdnud vormida selliseks, et ta oleks armastusväärne. Et minu jaoks algas siis see teadlik abi otsimine siis ka nüüdseks juba üle 10 aasta tagasi.
Ja kui palju sinu lähedased sinu teekonnal sind suunasid enne, kui sa said aru ise, et sa tahad muutuda? Kui pikk see protsess oli, sest sul oli vist ka see, et lähedased tegelesid sellega just kui enne läbi sinu. Oota, küsi uuesti. et kuna sul oli just kui kuulajana kaks teekonda, et üks oli see, kus lähedased tahtsid, et sa endaga tegeleksid ja teine oli see, kus sa ise otsustasid tegeleda, et siis kui pikk see oli, kui lähedased sind suunasid, et kui kaua sa nagu... See oli, ma arvan, mingi 4 aastat võib-olla. Ehk siis see aeg, mis ma olin nii-öelda alaealine, kuni ma käisin koolis, keskkoolis. Aga midagi need antidepressiidid minuga tegid, et ma ülikooli minnes ja veel samal ajal töötades olin justkui nagu mingisuguses paremas kohas ja ma tollel hetkel ka kohtusin oma esimese elukaaslasega või ta ei olnud elukaaslane, boyfriendiga siis. Ja ma arvan, et ka see nagu tollel hetkel kuidagi natuke tõstis mind. Jällegi, et see on nagu mingi asi, mida ei saa soovitada umbes, et kohtud oma elu armastusega, siis läbi otsi armastust. Et seda armastust ei saa väljaspoolt otsida, sa pead teda ise enda seest otsima, aga vahel on see, et see kellegi teise imetlus või hoidmine aitab sind nii palju, et sa oled korraks sellest muidu sellest mudaaugust nagu kõrgemal. Jah, peas, et see ei ole see tüüp, kes ütleb, et valel on lühikesed jalad. Just kuidagi formub ka minu jaoks, et nagu kui oluline on tegelikult nagu päline imetlus kui ressurss, aga mitte see, et me peame sellest, me sõltume sellest, aga mulle endale ka, et ma ju saan imetleda tegelikult kõike, mis mulle meeldib. Ja ma võin ka seda öelda, et see võib olla nii suureks kingituseks, et kui palju kordi ma jätan seda tegemata, sest me ju räägime suures pildis, võib-olla meie oma kogukonnas räägime rohkem üksteisele, mida me üksteises näeme, ilusad ja kallid ja armsad me oleme ja nii edasi, aga väga paljudes kodudes ju ei öelda isegi, et ma armastan sind. Et rohkem nagu seda jagada, mis me teineteises näeme. Ja mõttepaus, aga tulles lähedaste juurde, mul juba enne istus see küsimus siin, et lähedased on hästi oluline osa protsessist. Ühtepidi nad on tihti põhjus. Teistpidi nad on siis nagu teekaaslased, sest et nad ju näevad seda kõrvalt, et ma nagu väga imetlen kõiki inimesi, kes on mu kõrval olnud selles teekonnas, sest et see võib nii väsitav olla, kui sa näed, et pilt ilus tüdruk vaatab ennast peeglist ja ta räägib, et ta on paks. Lihtsalt see on väsitav, ma kogen endast täna seda kohta, kus ma olen nagu Jesus Christ, et nagu muidugi ma ei ütle seda, aga et kallis inimene, sa oled nii ilus, lõpeta vaata. Et ma olen hästi tänulik oma lähedastele, aga samal ajal on ka nagu täna ma tagantjärgi vaadates võib-olla kuidas oleks saanud spetsiifilisemalt mulle ruumi hoida, et ongi nagu selle asemel, et öelda lõpeta selle loo rääkimine, istuda maha, et kallis, kas sul on mure. Et millised olid teie ootused teie lähedastele selles teekonnas ja millist nagu toetust teile lõpuks üldse saite, kui te hakkasite seda päriselt saama? Sest et paljud on ju sellega väga üksi. Ja minu jaoks see väga üksi osa resoneerub, et ma arvan, et mul ei olnudki nagu selles osas nii palju toetust, et sõbranna soovitas seda psühholoogi Tartus, aga muidu pere poolt, ma arvan, mu ema ei saanud sellest kunagi aru ja nüüd me alles see aasta saime käia teraapias, kus me saime sellest päriselt rääkida. Ja siis mu ema rääkis, kuidas ta oli ise kimpus toitumishäirega. Ja ma mäletan isegi mingitel hetkedel, kus nii-öelda ta heitis mulle seda ette, et mul see on. Ta ei osanud lihtsalt teistmoodi, et siis see ongi väga üksi olek, et kui nagu teised ei saa sellest aru või kui see peres on keegi ise sellega kimpus, et naisperes on tihti võib olla nii, et enda ema või õde või keegi on ka nagu sama nagu jama otsas, on ju. Sest need ühiskonnanormid on nii retsid ja need nõuded ja et selles suhtes mun ka resoneerub rohkem see, et ma olin üksi, et aga mida ma oleks nagu vajanud, et keegi oleks nagu kuulanud ja võib-olla tunnustanud ja rääkinud, et ma olen ilus ja mitte panna standardit selle keha külge, et see ka, mida ma näen, mida noortele tüdrukutele tehakse, et sa oled nii ilus ja peenikene. Et mul just ühele
üks pere tuttav, kes on teismeline, siis mu lämm ütles kuidagi, tegi sellise kommentaari, et ei teinud üldse pahast mõttest, et ma nägin, et ta tegi tal teksasid parandas, et on hästi hea õmbluses. Et oi, et sa oled nii kuidagi nii kena ja õblukene, on ju. Ja siis ma pärast õnneks sain temaga rääkida sellest ja no muidugi ta ei teinud seda ühest otsast meelega, et ta on nii üliarmastav inimene, et mõtlesin, et ole tähelepanelik, et ma ei tea, ma arvan, et sellele tüdrukule võib-olla see ei mõju niimoodi, aga kunagi ei tea, sest ta ei olnud veel, ta oli täpselt selles vanuses, et kus ta ei olnud hakanud juurde võtma, aga ta oli pikkuse visanud. Et kuna ma olen ise nii tundlik nagu sellel teemal, et keegi ütleks, et ma olen ilus ja õblukene ja siis ma järsku võtan ikkagi mingi, ma ei tea, 7 kilo juurde, mul tekivad rinnad ja tagumik, on ju. Et see võib olla nagu selline, et et aga kas ma enam nüüd olen ilus ja õblukene, kui ma võtsin juurde, et kui keegi ei ütle mulle seda, et nad paneb need 2 asja kokku. Et lihtsalt pidevalt nagu küsida, et kuidas sa ennast enda kehas tunned või kuidas sa ennast tunned lihtsalt, et mitte panna seda selle külge, et milline ma nagu välja näen, et see ilu on nagu see, kas ma olen peenikene või mis iganes see kehakuju siis parasjagu on. Kuidas ma lihtsalt tunnen ennast enda kehas. Et kuidas sa ennast näed ka, põnev oleks kuulda, kuidas nagu mõned teismelised tüdrukud räägivad, kuidas nad ennast näevad, et aga just siuke väike kommentaar juba saab muuta hästi palju. Väga palju ja korra toon vahele, ma kuulsin, kuidas mu väga armsad sõbrad räägivad oma väikse pojaga. Ja nad ei öelnud, et sa oled nii tubli, et sa teed nii, vaid nad ütlesid seda vormis, mulle nii meeldib, et sa nii teed. Ja nad on nagu nii palju pehmemad ühtepidi. Ma pean olema tubli, et saada armastust, teistpidi ma lihtsalt olen mina ja see kuidagi mõjub neile hästi. Et kui palju me saame selliselt verbaalselt ruumi hoida üks teisele, et me ei hakka kuidagi ajama nurka kedagi või nurka kasvatama kedagi, et need just need tublid ja tüdrukud ja poisid, kes ikkagi väga hoogsalt siin maailmas juurde kasvavad, sest et tubli olla on ju oluline, kuidas siis kellel just see standard on, kes on ilus, kes lihtsalt sooritab hästi. Kuidas sinul sellega lood olid? Vist ikka ka pigem see, et oled üksinda selles asjas ja isegi mitte sellepärast, et ei tahetaks aidata, aga no ei oska rääkida. Ma olen muidu loomult ka selline väga üpriski kinnine. Ma ei räägi sageli päris tükk aega mingitest asjadest inimestele, kui just nagu silmaga näha ei ole, et midagi nagu väga valesti on. Et selles suhtes ma arvan, et minul oli võib-olla isegi veel see asi, et kuna ma kasvasin ka koos oma emaga ja ma nägin, kui väga palju muret talle teeb kõik see asi, mis minuga toimub, siis ma tundsin nagu meil omakorda nagu ennast halvasti sellepärast, et ma oma emal nii palju muret valmistan. Ehk siis veel üks luup on ju, veel seda süütunnet lisada niikuinii selle kõige juurde, mis sul seal niikuinii keeb. Et selles suhtes see abi, jah. Ma ei teagi, kuidas ma näiteks ka samamoodi ma ei mäleta, kuidas ma jõudsin sinna holistilisse teraapiasse. Kas ma guugeldasin, kas keegi rääkis mulle, kas ma lugesin seda kuskilt ajakirjast, ma ei tea. Aga vahel on lihtsalt, et abi nagu jõuab sinuni, kuigi sa ei oska teda võib-olla küsida. Ja see sama, mis sa tõid ka välja, see kehateema või need sellised kehateemalised komplimendid, mis iganes kommentaarid, et ma olen ka nii väga-väga tundlik, et samamoodi kuulsin väikesele sugulasele, kuidas vanaema lihtsalt ütles, et sa oled nii peenike, nagu, et jalad on nagu makaronid. Ja ma tean seda, et mida see võib tähendada, kui sul on mingi pinnas. Ma samamoodi arvan, et sellel väiksel tüdrukul ei ole seda pinnast, et ta ei hakka kuidagi oma jalgu nagu makaronidena hoidma. Aga et siiski ükskõik millised nagu kehateemalised kommentaarid, need lihtsalt oma lapse kuuldes neid ei tohiks. Neid ei tohiks niikuinii oma keha kohta teha. Aga mina paraku kuulsin, mitte küll oma ema käest, aga mu õde oli väga kriitiline oma keha suhtes. Mu õde on must 13 aastat vanem. Ja tema oli sel hetkel teismeline, kui mina olin väike. Ja siis seda ma kuulsin küll väga palju, et ma olen nii paks ja ma olen nii paks ja ma olen nii paks. Ja siis see on nagu mingi mantra, mis kuskile, eriti kui sa oled pisikene, see jääb sulle kuskil nagu sisse. Mingi üks parimaid sõbrannasid mul lapsepõlves, tema ema küll paraku täiesti räigelt kommenteeris, täiesti räigelt lihtsalt ütles, et kuule, et sa peaksid nüüd suvel peeti ja kurki sööma, sest et sa oled liiga paks. Selliseid asju on lihtsalt ülivalus kuulata, aga et on ka selline asi olemas. Ühesõnaga, et jah, selles maailmas, kus seda tublidust, perfektsionismi
nagu parim olemist aetakse nii väga taga seal, minu meelest ma peaksin järjest rohkem tõmbama pidurit igasuguste hinnangutega. Igasuguste hinnangutega. Ja rääkides vanematest, siis ma lihtsalt saan aru, et kui tihti vanemad oma lapsi, kellel on kaaluteemad, ma olen nagu ka kuulnud kõrvalt, kuidas on nagu, sa ei tohi nii palju süüa või tõsta endale vähem või et see ei ole enam see viis, kuidas seda reguleerida. See juba on ammu millegi nagu sümptom või tagajärg, kui on ülekaalulisus, et väga tihti vanemad üldse peavad endale otsa vaatama, kui nad näevad, et nende laps kas siis alatoitub või ületoitub, et peresüsteemis mulle nii ilusti nüüd nagu olen jõudnud pereterapeudi juurde oma lähisuhte läbi peegeldas, kuidas bulimia on hästi tugevalt peresüsteemiga seotud, et kuidas me võib-olla liigume mingitele kohtadele, kus me ei saa oma elujõudu kätte. Mind sellel hetkel see info väga toetas, aga olgugi, et nagu, kus ma ei ole enam selle kolde juures, on ju probleemi kolde juures, ma ei tea, mis mõju see info oleks avaldanud mulle siis, kui ma oleks oma emaga läinud selle pereterapeudi juurde, kui oli täpselt see aeg, kus kõik oli punases. Et aga tulles selle juurde tagasi, et kui suur igatsus mul on ka ühiskonnas näha, rohkem näha seda, et vanemad empaatilisemalt lahendaksid, mitte ei reguleeriks lapsi, vaid siis küsiksid, mis ongi tihti see probleem, et ei tunta huvi, vaid kogu aeg öeldakse, ära tee nii, ära tee naa, tee seda, tee kolmandat. Ma utreerin, aga paljudes kodudes on veel hullemgi, versus, et kallis, ma näen, et sa teed midagi, mis ei toimi, et sa sööd nii palju ja sul on ülekaal, et kas me võiksime korra rääkida sellest, mis iganes kujul või et kuidas mina seda vanemana sinu ellu loon, et tunda huvi, see oleks kindlasti hästi suur võti selle tervenemise lukuaugus. Ja, väljendada, et mul on mure ja et kuidas sa ennast enda kehas tunned. Ja sest tihti lapsed on ikka ju, kui keha paisub, on ju kaalu mõttes täpselt samamoodi, et siis on nagu väga tihti peegeldab väga palju alla surutud tundeid see keha ja holistiline maailmavaade keha peale räägib sellest palju rohkem, et kui keegi ei ole veel kuulajatest sellesse süvenenud, siis ma väga soovitaks ka sinnapoole vaadata, mida keha meile räägib. Mis on teile teie tervenemise teekonnal olnud kõige suuremaks abiks? Te olete rääkinud, et te jõudsite teraapiasse, aga mida teie igapäevaelus ise olete hakanud rakendama, sest et see tervenemine on nagu, ma ei tea, 10% seal teraapia kabinetis ja võib-olla see on ainult usk igapäevaellu. Et mis need igapäevaasjad ja mantrad olid, mis teid hakkasid sealt august välja tooma? No minul oli kindlasti see Holistika Instituuti minek õppima, see aasta ise endale, soovitan täiega seda kõigile. Ja need teraapiad ja endaga parem suhe ikkagi. Ja kindlasti, et mul ei olnud ka selliseid teisi paari suhteid nagu kõrval, mis keegi teeb neid nalja, on ju. Ja ma tean siiamaani, et kui mul tekib hästi pingeline nagu periood elus, et kui mul on stress, et siis mul võib tekkida aeg-ajalt nagu mingisugune selline mõte, et ma ei tea, et milline ma välja näen või et äkki peaks kaalust alla võtma. No mul tuleb see on nagu mingisugune nagu sundmõtne natukene või. Ja siis ma saan aru, okei, et see on lihtsalt sellest, et mul on liiga palju nagu teha. Et õnneks mul on nagu see teadlikkus, et ma saan aru, et ma tahaks hakata seda kontrollima, et justkui hakkab tekkima mingi impulss. Siis ma saan aru, et ei, et mul on kuskil mujal midagi, mis mulle praegu ei sobi. Et on alati mu kaaslane. Ma arvan, et ta jääb mulle alatiseks see kaaslane, aga ma õnneks nagu, ma ei lähe sellega kaasa, et ma ei hakka nagu mingisugust nagu dieeti pidama. Ja hästi suur võtti minu tervenemisel oli see, et ma võtsin kaalu ära, et mul kindlasti ei tohi kodus kaalu olla ja praegu on väga huvitav, et mul on rase. Ja siis ka, et kuidas olen põnevil olnud, et kuidas see mind ka nagu muudab, sest ma teadsin, et mul on kehakaaluga nagu teema ja et kui ämmaka juures käin, et ämmaemade juures käin siis, et kui palju ma kaalun, et ma pean ju seal ennast kaaluma, et siiamaani on olnud kõik okei, aga ma olen hästi nagu valvas selles osas, sest ma tean, et see võib trigerdada mingisuguseid asju, mis on nagu varasemalt olnud, et muidu ma olen kogu aeg normaalkaalus olnud, ma pean ennast praegu ka normaalkaalus, mul lihtsalt üks tibu, kes siin kasvab, aga kuidas nagu pärast seda see kõik on, et ma tean, et mul on oht. Et ma ei proovi kunagi mõelda, et ma olen nagu lõpuni terve, sest see on ikkagi nagu toidu sõltuvus mingil määral, et see on nagu sõltuvuslik häire minu meelest, et see, ma proovin olla teadlik pärast seda. Ja siis üks asi, mis mind veel väga aitas, on see, et ma ei söö sellepärast, et kaalust alla võtta, ma söön sellepärast, et olla terve.
ja see on ka üks mõttemuster, mis on hästi palju mind toetanud ja aidanud. Et rõhk sellele, et ma oleksin terve, et ma saaksin kõik toitained kätte ja ma tunneksin ennast oma kehas hästi, et ongi, et kuidas ma ennast tunnen, kas mul on terve päeva energiat. Ja nüüd ma olen see, kes jälgib pigem nagu veresuhkrut, et see oleks mul terve päeva paigas, et ma saaksin kõik toitained rasedusega eriti, et ma saaksin kõik vitamiinid kätte. Ja see on, mis on mind väga nagu toetanud, et keha just taastada, sest mul oli ka pikka aega põievõletik, mis ei allunud mingile ravile, aga ma kujutan ette, see on ka osa sellest stressist, mida ma 16 aastat enda kehale tegin. Ja lihtsalt hakkasin rohkem pöörama sellele tähelepanu, et ma tunneks hästi ja et ma oleks terve. Ja see tähendab, et ma osad asjad jätan välja ja mis ei tähenda, et ma vahest nagu neid ei söö, aga enamasti, ongi, teatud asju ei söö. Ja see ei ole, see on hästi kergusega, ma loobun nendest just sellepärast, et ma tean, et see ei tee mu kehale head ja mul on pärast väsinud lihtsalt. Ja see on hoopis teine koht kui see, et ma jätan koogitükki söömata sellepärast, et mitte kaalus juurde võtta. Ja kuigi aastavahetusel käisime elukaaslasega Controventos söömas, siis mul oli siuke, ja mina tellin endale nüüd ühe tiramisu. Ja jumala südamerahuga sõin selle ära. Et saan ikkagi endale seda nagu lubada, et ei ole nagu oi, et mis nüüd saab, et ma pean homme trenni minema või ma pean kindlasti, see on kohe kuidagi ära kulutama ja toota siis homme nagu ei tohi nii palju süüa ja et jah, võib-olla need asjad ongi endaga tegelemine, kaalu äraviskamine, seda ma ei hangi, ma arvan, mitte kunagi koju ja see, et see mõttemustri muutus, et ma söön selleks, et olla terve ja et mul oleks energiat terve päeva, sest mul on suured plaanid ja suured unistused ja mul on palju energiat vaja neid ära teha. Et keha jaksaks taga olla, kui me kogu aeg kalkuleerime, me võtame keha jaksa, me seda kaasa teha, et see minu jaoks, kui mulle see kohale jõudis, kuidas ma saan oksa, millel ma istun ja kui suured ootused mul on kehale ja samal ajal kui vähe ma talle tegelikult annan, et siis see lihtsalt, see ei lähe kokku ühes võrrandis, et see ongi loomulik, et ma tunnen ennast depressioonis, elujõuetuna ja nii edasi, on ju. Tahtsin veel kommenteerida seda sinu asja, sa ütled, et nagu see on toidusõltuvus, ma olen sellega 100% nõus, millega mina nagu avastasin, millega mul oli link, mina olin sõltuv valust ja nagu mitte nii väga otseselt toidust, vaid sellest, et mul oleks konstantselt mingi probleem, millega tegeleda. Sest et ma lihtsalt olin harjunud, et mina pean probleemidega tegelema, et kuidas kellelgi see laskub, toon selle sisse, et võib-olla keegi veel tunneb ära selle nüansi kuulajatest. Kuidas sinul sellega? Mul ei ole olnud vist küll kunagi mingisuguseid mantraid või asju ja kaal on mul ka siiski alles ja ma tegelikult iga päev ikkagi kaalun ennast. Ja see ei ole nagu, seda on ka huvitav jälgida, et see ei tekita minu jaoks mingit stressi praegu enam. Isegi kui ma mingi hetk käisin arsti juures ja ta ütles, et aga et sa oled pigem nagu seal alakaalu piiri peal, siis ma arvan, et mingisugused aastad varem mul oleks olnud see, et jess, seksikas. Et siis oli nagu pigem see, et oi, et ma ei tahaks olla alakaalu piiri peal. Nagu ise märkasin seda, et kui nagu tervemaks on saanud see ka mõtlemine. Aga ma arvan, et mind on selles mõttes ka aidanud palju minu abikaasa, kes on algusest peale mind suunanud sellel teel, et ma hakkaksin nägema või märkama oma mõtteid ja aru saama sellest, et mina ei ole minu mõtted, mina ei ole minu emotsioonid, mina ei ole minu reaktsioonid. Et see vaatleja leidmine endas, see on väga, ütleme, ma olen alles selle tee alguses või ma alles õpin seda, aga ma olen neid hetki kogenud, et kus ma tunnen samamoodi see mingi vajadus draama järele, vajadus nende probleemide järele, sõltuvus valust, on ju. Et kui sa märkad seda, et ma teen seda praegu sellepärast, või et see inimina seal, see avatar siin, see mängunupp, et ta teeb neid asju, mis iganes tal seal praegu toimub. Aga mina nagu vaatan seda, see minu päris olemus, see nagu vaatab seda pealt. Et mulle tundub, et see on mind päris palju aidanud. Kuidagi nagu selle pildi lihtsalt avaramaks tõmmanud selles mõttes, et me jääme nagu kinni sellesse mängu, et ma olen siin nupp, see nupp siin sellel mänguväljakul, aga ma ei ole see nupp tegelikult. Ma ainult olen see, kes vaatab seda nuppu. Ja ma saan aru, et see võib olla teismelise oleks nagu see, et mida? Mis mäng? Millest sa räägid? Aga mine tea, mõnedel teismelistel on ka nagu mingisuguseid väga tugevaid ärkamise või selliseid transcendentaalseid kogemusi.
jaa, mul tuleb meelde, et tõesti ma proovisin ka näiteks transcendentaalset meditatsiooni ja ma tõesti tegin seda mingi aja, aga loomulikult ma ei saanud aru, mida ma teen, et ma lihtsalt tegin iga päev need oma 20 minutit istumist. Ja taaskord, et võib-olla ma sellel hetkel ei märganud, et see oleks midagi head, nagu midagi teinud või midagi muutnud, aga ilmselt see praktika on nagu oma mõju ikkagi avaldanud, kas või siis sellise nagu järellainetusena. Ehk siis nagu selline teadlikkus on ka siuke veider sõna, millel on tekkinud minu meelest liiga palju mingeid konnotatsioone, aga ikkagi teadlikkus sellest, kes me siin maailmas oleme ja mis asja me tegelikult ajame. Ja ma arvan, et see ei ole juhuslik ka, et on mingisugune hulk naisi, kes peavad sellise teemaga tegelema praegu. Ja võib-olla mingisuguste põlvkondade pärast ei ole enam sellist teemat näiteks. Ma väga loodan seda. Ma väga loodan, et mingite põlvkondade pärast ei ole seda teemat. Ma nii loodan. Mina loodan ka, millegi pärast ma arvan, et need on, aga et on hästi palju rohkem teadlikkust, kuidas sellega tegeleda või et see on ala nagu, see on nagu võib-olla nii nagu tavatasandil, et see ei lähe probleemiks, vaid sellele leidub kohe vaste või abinõu või au nagu mis iganes. Aga Maarja jagamisest tegi hüppan edasi, et nagu kõik meie elus ju on alati ka meile kingituseks, et me ei oleks täna need inimesed ilma selle väljakutseta, kes me oleme. Et mis kingituse teie toitumishäire teekond on teile teinud, millest te olete läbi selle saanud nagu teadlikumaks, arenenud? Ma arvan, kindlasti olen aru saanud sellest, et see, mida ma nagu püüdsin endaga teha, see nagu vähendamine või enda ära peitmine või kuskile nähtamatuks tegemine, et see kindlasti ei ole see, mida ma olen tulnud siia maailma tegema. Ehk siis, et ma nüüd teen samme selleks, et olla nähtaval, teha ennast nähtavaks. No ka see, et ma valisin endale ameti, et ma olen laval, et see ei ole ka nagu kuidagi moodi juhuslik. Ja need asjad minu meelest on omavahel seotud. Jah, kindlasti on see selles mõttes kingitus olnud, et ma olen läbi selle pidanud ennast tundma õppima. Ja mulle paistab, et see vist ongi nüüd nagu see asi, ma ei saa küll öelda, et ma võiksin teisi inimesi nõustada, aga tänu sellele, et ma olen ise endaga pidanud nii palju tegelema või aru saama, et kes ma olen, miks need asjad juhtuvad või minuga juhtusid, see on aidanud mul teisi inimesi lihtsalt nii palju paremini mõista või lugeda, aru saada, ilma et keegi peaks midagi isegi ütlema. See on väga suur kingitus. Ja ma selles osas resoneerun sinuga, et ma olen valinud endale coachi ja superviisori ameti või kumba pidi siis see valik on, et kas mina olen valinud või ma vahest ütlen, et see on minu elukutse. Ja siis samamoodi läbi selle ma arvan, ma saan nii palju paremini teistest inimestest aru, nende erinevatest väljakutsetest, et ma ei pisenda seda, et küll kellegile on enese pildiga, et vahet ei ole siis mis nagu eneseväärtustamise mõttes, et see võib olla kehakaal või mingi muu, et ei usu endasse. Ma saan aru sellest, et see ei ole nagu, mis asja, et sa oled ju nii edukas ja äge nagu, et kuidas sa nüüd ei usu endasse. Probleem võib olla. Jaa, et see on nagu reaalne asi, on ju, et vaatame, et siis kus see tuleb ja mis olla need toetavad mõttemustrid, mis saab aidata, et minu juurde on jõudnud ka naisi, et ikka nagu sarnaste teemadega on ju nagu ma ise, kes on olnud toitumises sellise väljakutsega, et mitte nii tugeva häirega, et tol hetkel enam nagu kui mina, mis ma siin kirjeldasin, et mõtted on tervenisti selle ümber, aga mis ei ole ka toetavad mõtted toidu ümber, et sellega saab coachinguga on ka saanud hästi nagu lahendada. Ja just, et ma olen saanud seal nagu kõrval olla ja nagu ma ei pea seda nagu imelikuks, et vaatan ka, et vau, et pilt ilus nagu tõruk, et mis tal häda on ju. Või et ma saan jumalasti aru, mis tal nagu häda ja samas ka see, et ma olen sellega suutnud ära tegeleda, et me ei lähe tema asja lahendama, sest tal on oma tee, kuidas tema selle lahendab. Sest nagu nii, vaata, me oleme ka erinevat oleme lahendanud, on ju, kuigi väljakutse on nagu sarnane olnud. Siis ma arvan, et seda on andnud hästi palju juurde, et näha teistes seda ja enese armastust ikkagi, enese seda aktsepteerimist. Ja pannud väga palju mõtlema selle üle, kuidas ma tahan oma last kasvatada või oma lapsi kasvatada. Et kuidas ma nendega räägin selle teemal ja kuidas olemas olla nende jaoks ja kõik need kehakommentaarid on ju. Ja ühiskonnas ka suuremalt näha seda pilti, et kuhu see liigub. Ma mõtlesin, et mul on üks mõte, mis mul on paar korda tulnud, mida ma tahan jagada. Üks eksperiment, mis mulle hästi meeldis, on üks
teadlane, Brené Brown, võib-olla mõned teavad, mõned ei tea. Ja kuulasin tema podcastis sellest, et kuidas USAs sellega on ja toitumishäire kohta, et ta ühes osas nagu jagas sellest ja ta on hästi selline keha positiivne ja proovib ka seda normaliseerida, et see, milline sa välja näed, et see peast sa oled terve. Ja USAs on eriti hull sellega, et seal juba 8-aastasest peale võib alustada, kus hakkavad osad nagu lapsed hakkavad dieeditama ja see tundus mulle kõik väga crazy, et see läheb muudki nagu nooremaks ja kuna ta uurib neid sotsiaalseid süsteeme ja norme, et siis see on ka üks osa, mis on tema jaoks olnud tähtis. Ja ta rääkis, et kui ta käis põhikooli lõpus andmas ühte külalistundi noortele naistele, ta võttis kaasa hunniku ajakirju ja siis ütles, et ikka inimestel meeldib vision board'i või dream board'i või midagi sellist teha. Ja siis ta palus tüdrukutel välja lõigata nendest ajakirjadest nende jaoks ideaalse naise. Et lõikasid kõikidest piltidest panid kokku ja tüdrukud väga hea meelega alustasid selle tegemist. Kõik kleppisid, tegid selle A4 peale nagu panid need silmad, juuksed, kampsunid, kõik asjad, kõik, mis see ideaalne on. Ja kleepisid seal üle poole tunni, said selle ideaalne asja kokku ja siis ta järgmiseks ütles ja nüüd palun tehke järgmise pildi peale see naine, kes teie olete. Ja siis enamasti nendest ajakirjadest ei leitud seda pilti, leitigi võib-olla üks pluus, et milline nemad ise nagu välja näevad. Et see, mis selle ajakirjanduses ja meedias on, et see on nii midagi muud kui sellele, mis on reaalsus. Ja minu jaoks oli see nii kõnekas, et kui ma kuulasin seda eksperimenti, et jah, et proovi ajakirjast leida sind ennast. Et juba see ruum, kus me oleme, et ta ütles, et see, et kui sul on isegi pere normaalne, nagu selles suhtes igatepidi toetav, siis sellest enam tänapäeval tihti ei piisa, et sa ei saaks seda toidusõltuvust või toiduga ebatervet suhet, sest see meedia, mis meie ümber on, tekitab seda niivõrd palju. Ja nii oluline on olla teadlik ebatervetest normidest. Jah, täpselt. Ja et see, et sa perena ja lapsevanemana pead juba seletama lastele ära, et mis on okei ja mis nagu ei ole ja et tead, et see, mis sa sealt nagu ajakirjast näed, et see tegelikult see ei ole see standard, kuhu poole nagu püüelda, et best tunned ennast hästi. Ja see pani mind väga palju nagu jälle mõtlema selle peale, et okei, et kuidas ma ise siis lastele nagu seda seletan, et sellest ei piisa ainuüksi, et mina ei kommenteeri, vaid et ma räägiksin nagu juurde, mis on see norm, nii-öelda norm ja mis on tegelikult nagu terve kehapilt ja et proovida sellele pidevalt nagu tähelepanu pöörata. Ja see on väga kõnekas ja samamoodi meestel on ju täpselt samamoodi ju ka see steroidide teema ja siuke võrdse enesekindlus ülespumpamine ühtepidi ja siis teisalt on jälle väga palju mehi, kuna meestel see keha teema, mis nagu natuke jagan teist poolt ka on, et nad kas tahavad ka olla väga ilusad ja väga edevad või siis neil on täiesti ükskõik nende kehast, et üldse ei hooli, et kuskil keskel oleks alati ju keha tahab liikuda, keha tahab süüa, et siiamaani on täiskasvanud mehi, kes hommikul söövad mingi ühe või leiva ja siis lähevad, kannavad seda maailma, mis ka tegelikult ju lõpuni ei toimi, et ka meestel on see nii, ma ei ole väga leidnud häid, kes räägivad meeste tervest kehapildist. Üks mees on USA-s elukaaslane jälgib, ma ei saa ta nime hetkel öelda, kui tuleb, ma panen selle kommentaarina igastahes, aga et sellest võiks ka rohkem rääkida, sest et temad seal kuulavad naiste mingeid probleeme, aga samal ajal ise nad räägivad täpselt samu asju iseendast. Ja ma kujutan ette, saab ka olla teema see, et mehed on liiga peenikesed, et nendel on isegi rohkem võib-olla seda teemat, et mõni on ju, et sa pead olema jälle nagu teatud moodi, on ju, ma pean sööma, et kuidagi nagu suurem olla sellega, naistel ka kindlasti osadel võib olla teema sellega, ta ei ole nagu nii popp selles, aga meestel ma kujutan, et on nagu, osad ju lihtsalt ongi natukene nagu kõhnema kehaehitusega, see on jumalast okei, aga jälle, mis see norm on ju. Ja siinkohal ma kutsun kuulajat nagu, kui ta on seda saadet kuulanud, võib-olla märkama, mis lugusid ta ise endale räägib teiste kehadest, et kui ta näeb, et keegi on, inglise keeles on see hea sõna chubby või vastupidi alakaalus, et mis need tema lood on selle teise kehast teadmata, mis see lugu päriselt on. Ja siis võib-olla küsida kelleltki päriselt ka, et natukene siuke empaatiat tuua siia sellesse maailma, et lihtsalt omalt poolt on sisse, et mind ka minu teekond on kutsunud ilma selle teekonnata mõnes mõttes ma arvan, ma ei teaks kehadest nii palju, kui ma täna tean ja see teekond on mind kutsunud armastama keha ja rääkima, kui oluline see on, sest et minu teekonna kõige tervendavam osa on see, et ma üks hetk jätsin, nagu sa jagasid ja sa ka, et kõik asjad, mis trigerdavad, ma lihtsalt tõssin neid julmalt oma elust välja, et nagu lõikasin ära keskkonnad, kus keegi lihtsalt
kus ma pidin olema ainult füüsiliselt pildis, ma lihtsalt ei võtnud siukseid töökuulutusi enam vastu ja ma ei veetnud enam nende inimestega aega koos, sest ma tundsin, et ma ei tule sellega muidu toime. Kaalu ma tõstsin ära ja ma õpetasin ennast julmalt sööma või noh, nagu ma nägin, et see on see koht, kus ma pean läbi tulema, sest et see oli mulle kõige raskem. Ma sain aru, et ma olen täiskasvanud inimene ja ma ei oska korrapäraselt süüa, aga mu keha vajab seda nagu, et tunda ennast stabiilselt hästi, mis on mu baasvajadus. Ma pean stabiilselt toituma ja see oli mulle nii keeruline, sest ma olin harjunud nagu üks päev sööma rohkem, siis sellepärast teine päev vähem. Ja et iga päev süüa ja nagu regulaarselt, et selle ebamugavustundele ruumi hoidmine on mulle kinkinud selles kontekstis hästi palju emotsionaalset küpsust suhtes endaga, et ma saan aru, et ma lihtsalt protsessin midagi, et see ei ole katastroof. Ja kui seda probleemi ei oleks olnud, ma ei oleks saanud teadlikuks sellest ja sellest asjast, mis on omakorda aidanud mõista jälle maailma ja üldse läbi näha, kuhu me maailmaga nagu tiirleme, et alati ka neile, kes praegu on just selles kõige raskemas kohas, see kõik saab olla kingituseks, mis on ka see põhjus, miks ma teid endaga vestlema kutsusin, et tegelikult on tunneli lõpus valgus. Tegelikult on. On ja samas ma mäletan neid momente, kus ma mõtlesin, see ei lõppe mitte kunagi ära. Ja. Et see tundub, et keegi võib öelda seda, aga sellel momendil nagu see ei tundu. Ja seda on ka okei tunda, võtta alla seal. Ja samas täiega julgustan nagu abi otsima, et ongi psühholoogide ja kogemusnõustajate alustada peaasi lehelt, et kõiki mingeid selliseid ressursse kasutada. Ja kui üks ei sobi, siis jumala eest palun otsi edasi, et ei pea kannatama. Just nimelt abi otsima, aga mitte päästjat. Et vahest meie see sisemine häälestus on nagu siukene, et äkki keegi saab mind päästa. Kahjuks keegi teine ei saa päästa. See on see kõige kõrval tõde, et tahaks, et saaks. Ja vahest on niimoodi, et tahaks, et keegi teine teeks, et ei jaksa. Aga peab ikkagi ise välja ronima sellest mudaamust. Tõsi. Kas, ma tunnen, me oleme vaikselt suubunud siia lõpusuudmesse, et kas teie sees on meil midagi olulist aktiivset selle teema kohta, mida me ei ole puudutanud, aga millest oleks oluline võib-olla natuke rääkida, jagada või lihtsalt mõttena sisse tuua? Ma lihtsalt enne üks asi, mis ma tahtsin oma selle nii-öelda tervenemise juurde veel tuua või mis on need asjad, mis on mind aidanud, mis oli ka päris raske mu jaoks alguses, on see, et minna üksinda kuhugi sööma välja, minna üksinda, teha endale üksinda kodus süüa. Et see tundus selline nagu, et ei, kui ma olen üksinda, siis ma ei pea ju tegema süüa, et ma lihtsalt võtan midagi. Aga et see nagu iseenda niisugune väärtustamine, et ma katan endale laua, ma valmistan endale toidu nii, nagu ma valmistaksin ükskõik, kes mul külas või kas või oma abikaasaga koos olles. Et kui ma ise endale pakun seda, mida ma tahan pakkuda teistele, et siis see on minu jaoks nagu päris oluline nii-öelda nagu tervenemise samm ja asi ilmselt, mida samamoodi võiks ma ei saa nüüd öelda, et soovitada, aga et millele võiks mõelda, et kas ma kohtlen iseennast sellisel viisil, nagu ma kohtlen kõiki teisi, et kas ma ise endale pakun nii palju tähelepanu, hoolitsust, armastust, seda kõike või jääb see rohkem teistele. Ja teisi on kohati nii palju lihtsam armastada, et nagu ma olen ka seisnud silmitsi sellega, et ma nii palju panustan teistesse, et aga iseendale, et kuidas jõuda sellesse kohta, et kõik see, mida ma suure kirjaga teiste jaoks teen, et ma teeksin endale, see oli mulle hästi suur läbimurde koht tervenemise teekonnal. Ja aitäh, et sa jagad. Kas sul on ka veel midagi tulnud? Ma mõtlesin selle peale ja mul tunne, et ma sain kõik öeldud, mis on tähtis, et abi on olemas ja see on võib-olla üks asi veel, et see on hästi huvitav, et kui ma olen sellest nüüd rohkem rääkinud viimasel 6 aastal, et kui paljudel mu sõbrannadel või kui paljud naised on öelnud, et neil on olnud sarnane väljakutse, et ebaterve suhe selle toiduga. Vähem on neid, kes ei resoneeru. Jah, tundub küll. Mina olen kasvanud üles naistega, kellel ei ole seda probleemi. Mu ema oli nagu, ta oli mind nagu raske mõista, et söövad väga palju ja vanemaga ei võta juurde ja teevad siis nööbi lahti, söövad juurde nagu. Ja siis seal juures oli minu keha oli täiesti teistsugune, meil on erinev geneetika ja siis näha, kuidas ema pidi nagu lihtsalt aru saama, et okei, ma ei mõista, aga siin on probleem, et ka sellele võib-olla lõpetuseks ja lähedasele, kellelegi lähedasele, et
isegi kui me ei mõista, et siis nagu, et ei pisenda teise probleemi. Ja see on niivõrd oluline, sest see on ikkagi päris teema, kui keegi selle käes vaevleb. Ja see on ilmselt isegi nagu oluliselt hullem ja sügavam, kui see võib-olla välja paistab. Sa ei tea, mis seal selle taga peidus on, kui keegi ütleb, et mul läheb kõik hästi. Ja et inimene peamine tavaliselt ta tundubki ju normaalkaalus. Aga see lõks nagu mille sees ta aga mis hinnaga ja et mis see siin peas kõik võib ringi käia, et see on ikka väga rets. Ja no see tõesti, ma ei tea, eeldab ikka väga suurt tundlikkust kõikide enda lähedaste poolt ka, et see häbi, nagu mida sa tunned ise selles lõksus, selles vanglas olles, kui keegi nagu püüab sulle läheneda, siis sul on erinevaid reaktsioone ju, kuidas sa ennast kaitsta tahad selle eest, et sa ei peaks umbes kui sa ei ole sellel hetkel valmis abi vastu võtma või abi küsima. Et kui keegi siis nagu juhib tähelepanu sellele, et sul on probleem, siis ehk siis lähedasena tuleb olla valmis selleks, et see on tagasilöök, see on mingisugune, see rünnak sulle võib olla. Ja see on ka okei. Ja lihtsalt kuidas lähedasena siis öelda, et ma väga armastan sind ja ma väga hoolin sust ja kui sa oled valmis sellest rääkima, siis ma olen siin sinu jaoks olemas. Et kui ma saan kuidagi kasulik olla, et ma näen, et sa võitled teemonitega, et aga ma olen siin olemas ja ma ei tea, kuidas sind aidata. Ja et nagu, et mitte, et ma tahan sind aidata, vaid et me oleme selles koos tegelikult. Võib-olla see on, kui ma vaatan ajast tagasi, siis keegi ei teadnud ju, kuidas aidata. Aga nii toetav oli, kui keegi võttis käest kinni ja mina muutun siin emotsionaalseks. Aga et lihtsalt ütles, et sa ei ole nagu üksi. Et mis iganes sa teed, sa ei ole üksi. Et ja rohkem ka olla juures üksteisel. Aga minu lõppu, ma küsisin endalt ka seda, mis minul siin lõpus nagu tuleb, mul tuleb kutse meile ja neile, kes siis seda saadet kuulavad, kelleni see jõuab, on, et me küsiksime, kas me oleme kehaga terves suhtes. Kuidagi saata seda nagu edasi, sest et see on meie kõigi enda vastutada emadena, staaridena, need, kes on seal kaanel, et nagu tegelikult see ju kõik hakkab sealt isadena täpselt samamoodi, et kui palju me tegelikult teeme mingeid asju selleks, et välja head näha, aga me tegelikult ei tee seda tervislikult, sest mina usun 100%, et nagu tervislik keha näeb lõpuks hea välja. Ma ei piira oma söömist, ma liigun tervislikult, mitte enam üle, ma teen vähem trenni kui kunagi, aga mu keha on parimas vormis toonuses, nagu kõik on nii palju parem, ma söön aeg-ajalt kooki, nüüd juba üle 10 aasta liha ja jumala ees seda päris vahukoort ja võid, nagu mitte võid leivaga, vaid leiba võiga, et nagu, kuidas ühesõnaga nii, et rohkem on võid. et pigem on see, et keha nagu just annab kõik vabaks ja see suhe, ma nagu imetlen, et see on võimalik, et kutse neile, kes tegelikult selles lõksus on, hakata tunnistama, et see lõks on nagu päriselt, sest teid inimesi on, kes oskavad kas või lihtsalt mõttena kaasas olla juba kas või teie kujul ja ma veel tean umbes 2 käe sõrmel ägedaid naisi, kes saavad kas või anda sükest kogemusnõu, know-how sinna kõrvale. Et kutse kõigile, kes seda saadet kuulavad, hakata tervet suhet kehaga ehitama. Küsitleda, kas see nagu täna on päriselt tervislik või ei. Need on minu lõpusõnad. Tegelikult on alati lõpuküsimus ka. Mis on teie omapoolsed 3 soovi kehadele kaasa? Siuke magic. Sõnajõu kasutamise magic. 3 soovi kehadele kaasa anda. Et saaks lõdvestuda. Et me julgeksime endal lasta puhata ja leida oma kehale selle kõige mõnusama viisi, kuidas puhata ja lõdvestuda. Näiteks minu eelmise aasta mulle täiesti endale ka teadmata suurim ravim oli vesi. Lihtsalt see, et ma käisin meres nii kaua, kui ma vähegi sain. See ei pruugi igale ühele toimida,
aga mingi asi on igalühel, iga kehale on mingi see üks asi. Ja ma mõtlen, mis minul esimesena tuleb, et need 3 soovi kehadele on see, et ma soovin, et kõik saaks enda vundamendi paika ja ma räägin seda just selleks, et ka see minul oleks paigas, sest ma märkan, mulle viimased 3 või 4 nädalat nii intensiivne olnud, et kui lihtne on see vundament nagu paigast ära minema. Et noh, ja mul on söömisega, see on nii huvitav ka olnud omakorda, et ma unustan süüa. Mul ei ole muidu nagu sellega, mulle väga meeldib süüa. Ja siis, et kui tähtis on söömine. Ja et lihtsalt see uni, liikumine, toitumine, et kehadel oleks energiat funktsioneerida tänapäeva maailmas, et lihtsalt hoia neid. Ja mis iganes see kellegile siis nagu sobiv on, aga suuremas plaanis on mingid teatud normid, et võiks umbes 8 tundi magada ja seda veresuhkrut suuremas plaanis hoida. Ja liikuda võiks ka niimoodi, et päeva jooksul ikkagi natukene saaks seal õues olla. Et lihtsalt tunneks ennast hästi. Ja sealt kõik edasi juba hakkab niimoodi vaikselt minema, et see keha armastamine tuleb sealt, et kui neid juba teha, siis on ka see armastus keha vastu, et su keha on seda väärt, et neid asju teha ise endale ja tunned ennast nii palju paremini. Ja mina omalt poolt nagu ütlen kuulajatele seda, et kui te olete vestluses ja te kogete, et teil on joogijanu või te peate väljutama, siis palun tehke paus ja vastake oma keha kutsele, et me nagu rohkem reageeriksime keha väärtuslikele sõnumitele ja signaalidele, sest et keha edastab meile ainult olulist informatsiooni, et me õpiksime lugema ja seda ka, et me seaksime iseenda kehavajadused prioriteediks, et nagu tõesti nagu Maarja, sa ütlesid, et leiaksime enda jaoks sobiva viisi lõõgastuda, et vahest see on teisele võib-olla vastuvõtmatu, aga siis me peame lihtsalt väljendama, et aga mul on nii hästi, et me enam teiste pärast ei teeks vähem iseendale. Need on minu sõnad. Aitäh teile, armsad naised, et te tulite, vastasite mu kutsele. Ma usun, et alati kõik asjad saavad täpselt nagu täiuslikud sellisena, nagu nad saavad. Et midagi ei ole, peaks olema rohkem ega vähem ega teistmoodi. Et aitäh, et te lubasite ka juhtuda asjadel täna just nii, nagu see juhtus. Saadan meid kõiki siit sellise armastava hea sõnaga teele ja soovin, et me jätkuvalt siis ka vastaksime sellele enesearmastuse kutsele. Sest mul on tunne, et see on teekond, mis läheb ainult ja aina sügavamale. Aitäh teile! Aitäh. Saabuni. Aitäh sulle ka kuulaja. Hoia ennast. Tšau.